Siuke tunne nagu kuskil uues maailmas oleks. Jah. Vahime üks autodega siit veidetaks. Noh, see raisk, mersud, värgid, särgid. Üks inimene maatkeb üldse pläitudega siin. Mis juhtus? Ma ei taha sellest rääkida. Tossud reissiti kõik ära, ikka ei aidanud. Kõik hõõrub, kõik on valus. Kusjuures mul pärast seda laevas istumist nagu jalad on palju paremad. Praegu on jälle nagu jaks kõndida. Okei, see on hea. See on väga hea. Sest et kõndima me peame. Seda teed minema. Ma ei tea, see üks maatkaja oleks sinna. No jaa, aga meil on ju oma liig. Jaa. Vaatame kohe. Ei, see ikka. Okei, nice, joppus. Mõlemad tegelikult sobivad, aga saab siit ka parem nagu siit. Okei. Uus seiklusalaku. Palju midagi. Siia tuleme homme. Hotel, restaurant, camping, caravan, harbor, service. Väroi. Milles küpsel on praegu? Ei, mulle tundub, et see jääb nagu sinne teisele poole, seda koletat loppi. See ei olnud see, millele ma alla kirjutasin. Aga nagu teisel pool mäge ka või? Ma ei saa aru ju täpselt. Aga jah, lõpetasid mingi remondi päeval. Kõik tööriistad laiali. Jumala savi. Kedagi huvitav. Noored mängivad jalgpalli. Siin on kõik laiali. Samas, kui sa varastad midagi, siis pole kuskil jooksu panna isegi. Siuke paat inimesed maja ees. Siin on järgmine. Maja on sama suur kui paat. Päris huvitav. Ja tal on ka paat. No mis sul rohkem vaja on? Seda küll, jah. Siit mägide vahelt vist ongi minek. Vaata, sealt tõuseb veel, sealt panemegi vist oma viimase tõusu äkki. Läheb üles vasakule. Üks matkaja tuleb veel vastu. Seljakotiga. Vähemalt me teame, et nad tulevad sealt suunast, me oleme õigel teel. No mulle tundub, et pole paha või? Üldse pole paha. Tuult ka ei ole õnneks siin. Aga võis ka nõustut, aga No jah. isegi kui on, siis pole midagi teha. No kuskile Sõrmuste isanda raamatusse oleks astunud nende mägede vahel siin. Interesting. Just, kõndisime põllu peal. Need on siuke asi ees. Mul hakkab natuke pimedaks, meil läheb, mul hakkab jälle silme ees virendama ilmselt. Ma juba vahepeal nagu silmanurgast näen mingisuguseid luulusid. Näe selle otse ees. Üks teelik on kindlasti. Hakkab lirtsuma vaikselt. Siin on mingid värsked sammud. Need puust asjad ei vaju läbi. Nende pealt saab tulla. Ja siit. Selle kaamerast ei näe mitte sittagi. Sittagi näha ei ole, aga me leidsime spoti. Ussurusku. Selili ära. Very nice spot tegelikult. Siit on vaade. Vaadet on näha. Natuke. Ja vasakul on linn. Paistab. Väga ilus.
kuidas magasid? Hästi. Kusjuures eile pimedas otsisime siin seda telkimiskohta, aga siin kõrval mäe otsas on päris suur ja sirge plats. Siin samas üleval. Aga noh, vahet ei ole. Siin saab. Ai! Saab niimoodi. Pool vines. Võtad täp. Waschwasser. Täna saame proovida uut cappuccinot. Nad räägivad, et viits inimesed ei vaktsineeri. Kas sa tahad ühte või kahte seda pakikest endale? No paneme ühe alguses, aga natuke vett ainult. Selge. Päris hea on ju. Krõbiseva sellega. See gaas sai otsa. Kõrgele. Päriselt või? Üks. See oli see, mis oli tühjem. Uus gaas. Ja mu juuksed nagu kanaperse välja näevad. Kanaperse või? Särksid alles, selle pärast näevadki. Kina Pierce, näe see seega lõpuni. Selle ära visata. No, kuuled, et munki tuleb. Eelmine oli algusest peale suht kusina, säherdune. Kremko. Väga maitsuv. Teeme korralikult kangid kohvid. Eile hommikul ei saanud kohvi juua. Niimoodi vahutab. Täitsa õige. Aha. Me proovi seda. Kus see veel liiga kuum ei ole. Säherdune. Kus man? Mingit vorsti ei ole, ne? Ma vist ei ostnud jah kahjuks. Ei ole hullu. Aitäh. Midagi erilist ei ole, aga nälga ei jää. Paneks küppari sisse ja siis teeks mingi järgmise toidu. Ma loodan, et see liiga palju meeldima ei hakka, et tahaksin kodus ka mingi suhkruga kohvi jooma. Nii, teeme ühe potetmuse makrelliga või? No. Let's go, reis. Обалдеть. Bro. Millel ühtegi soola vist. Jop. Paneme suhkrut siis. Nope. Nope. Nii, lusikas keskele. Rup. Nii, las ta natuke seisab, siis paneme kala sisse. Me oleme reaalselt enamus sellest tripist nüüd kartulipudru ja makrelli peal. Jep. Jah. Midagi pole teha, kui see maitseb. Veel. Näe, siin on kohe üks tükk kalaga peal. Palun. Näen. Tuulduge magamiskottid. Kiva peale. Up. Hea müristus. Väga maitsev välja. Taipasin
kõige suurem probleem. See kuradi pott. Kartuli püreest puhtaks saada. Looduse käsk. Ai, vetikas. Midagi ta teeb. Vaata, mis ma leidsin. Krabiseeve. Jaa. Asja veist. Vaatasin silmade värki. Let's go. Vaeroe matk. Vol 1. Nii, kus see rada läks? Sealt vist on jah. Jah, sealt läheb ülesse. Lähebki suht laugelt jah. Ja siis üleval mööda seda harja läheb sinna selle mis iganes tornide poole, mis seal vasakul on. Siukest sitta haisu viskas üles. Nii nunnu. See on nagu mingi feedback box, et kirjuta kiri, kuidas sul siin saarel läks. Siin vetsus saaks põhimõtteliselt duši ära teha, kui väga tahaks. Full duši. Ma ei tea, kas mingisugune vaseliini panemine kuskile midagi teeks paremaks või? Kardan, et see ei ole nii palju hõõrumine kui lihtsalt see, et mu see kõõlus on. Need plaastrid püsivad tõesti päris hästi siin. Et need plaastrid püsivad tõesti päris hästi. Aga ei, see vaseliini aitaks. Selle raha eest. Võib panna isegi kuskile seda. Ma ka ei tea, kuhu seda panna. Ma arvan, et siis ta jääb nii lihtsalt. Paneme valuvaigistit sisse ja läheb edasi. Pop the pill, pop the pill. Aga esimesed. Esimene, see trip. Inimesed tripib põssult. No nii, nüüd läheb üles ära. No. Ja siis... Miks seda ma lastsin jätnud huvitav? Mingi 2 armast inimest pakkusid, kas me tahame oma asjad neile autosse jätta. Me oleme ikka kohanud neid Armsaid inimesi. armsaid siin jah. Ei oska isegi kuidagi. Let's go. Siuksed on inimesed, kes nagu vaatavad ringi ja mõtlevad ka teiste peale, mitte ainult enda peale. Up we go again. Iskusime küllikese. Tossudest kõik selle plastiku välja, mis seal üldse oli. Need on nagu siuksed tühjad kaunad, nagu kalossid, pehmendust kanna peal ei ole mitte midagi. Need tallad pesin ka 5 numbrit väiksemaks, nii et viskasin minema. Kestad ainult alles. Kestad jah. Nagu 2 krabi kesta oleks jalas. Esimene tõus läheb mitte väga palju üles, aga natukene. Suht lebo tegelikult, lihtsalt esimene tõus hommikul natuke raske. Lõuna ajal. Alati raske. Ette, jala, ette. Ühtlane asfalttee üles, päris tüütu. Keersime otse ringi, lõikame siit. Ma ei tea, kas seda saab lõikakaks nimetada. Tegelikult otse üles, aga lühem maa. Hakkab pihta vasakul töös, saab paremini veitsada. Kohe üleval. Siit on küll kiviga nüüd visata. There is only throw with a stone left to the top. Siuke tummine hommikune kardio lõunane. Mulle meeldib, kuidas mida rohkem ülesse iga pausiga nagu taastud tegelikult kiiremini, vaata. Sa tunned seda või? Alguses pidid mingi, ma ei tea, 5 minti seisma. Läksid ikka pool hingeldades edasi. Praegu niimoodi seisad mingi 30 sekki on siuke suht okei juba. Ei tea, kus kohas me jälle kondame nagu. Ja
Päris jõhker. Näe, seal all me olime täna hommikul kuskil. Jaa. Nagu pilve peal kõnniks. Inimesel on võimalus puffinit näha. Lähevad kohe prillid pähe. Palun. On seal sees seal üldse? Ma ei tea, sul pole katsi läinud. Kas sa oled valmis puffiniks? Ma ei ole siukest linnu häält veel kuulnud. Ma arvan, et see võib olla see. Ma pole mitte kunagi olnud rohkem valmis. Jumal laskuks taevast alla ja annaks mulle 2 mälukaarti ja ühe fotokaku. Ma oleks väga tänulik. On ka kiva peale või? Ma juba ammu võtsin kiva kaasa. Sellega on. Ole vait. Teisele poole sinna või? Teise mäe otsa või? Vaata korra oma seda kaarti. Seesama tipp seal. See on Hornet. Läheme sinna või? Päris jõhker ronimine tuleb seal. Ma ei taha lihtsalt siit alla tagasi minna, sealt kui alustada. Horneti otsa minek, jah või ei? Selge. Let's and go. Sketši või? Ma ei tea, ei tundu midagi uut. Wow. Oi, sorry. Hornet on valusatud jah. Pebas, ups. Näen siin üles ka. Näe, seal on see lennujaam. Jõuke. Mis oli kunagi? Nüüd on mingi saun seal vist. Tublid oleme. Lähme alla siis, vaatame seda külakest seal. Äkki näeme krabi või kala või midagi. Jah. No, kalad nahku reis. Äkki saab kala püüda kuskil õhtul või midagi. Äkki ma saan mingi väikse kala ikka lõpuks. No äkki sa saad mingi väikse kala. Telgi püsti, bla. Pasa ära, telgi püsti, pesu. Käime, ma ei tea, poes. Nii. Ja tuleme pärast siia päikseloojangu loopust, sealt poolt siia päikseloojangut vaatama vaatama. Nii võib ka teha, jah? Skeeri. Päris huvitav tee. On jah? Kus ta nüüd siin tuli?
kas nüüd võid ametlikult öelda, et meie ronimised on ronitud Norras või? Vist küll jah, kui keegi seda poodat sinna mäe otsa ei ole pandud. ei ole kõik raiud. Kõik, ühtegi mäge enam ei tule. Millegipärast mulle tundub, et mida rohkem öelda nagu, et Ei tule, siis tuleb. aitab, ei tule, never again, siis kindlasti tuleb. Ma ei usu. Ole vait, need tulevad minu peale. Kas tõesti siin ka keegi suutis fuck kirjutada laua peal? Tuleb lahti, jah? Ma ei oska lihtsalt. Nüüd võiks lihtsalt Kinni küll ei ole. üles käima. Mitte midagi. Ühe jatsi oleme küll ära teeninud, ma arvan. Ja Aaro kesklinn on siukene. Auto sõidab. Siin pargib üks auto. Cafe. Kiosken. Seal taga on pubi. Vist jah, kõige rohkem autosid on siin. Jätame kotid ette, on ju? Mitte taha. Võtaks seal ahi on? Ma võiks selle enda suus lihtsalt üles soojendada. Ära süüa. Savi. Okei, me läheme kursid maha kogu aeg, me jätsid või? Paneva. Jumala hea. Mingi vahvel on see. Mülki on peal. Siuke lahe lapse ostukorv oli. Need on suht täpselt see, mis ma tahtsin, et need oleks. Nice. Väga head. Restoran on siin. Oh, saab silla peale minna, see on nice. Ma ütlesin, et enam ei tule mägesid ju. See on. Päris ilus. Näe, vaata, kus ripuvad kalad. Pead on kõik ülest ära tõmmatud ja läheb. Näe, tahaks seda. Seda. Või seda. Oih. Kedagi ei tulnud. Oleks saanud siukseid asju sealt rottida lihtsalt. Läheb hakkad söögid, oleks köögid lihtsalt asjatama hakkad pitsad soojaks, küpsised peale. Huvitav, kas see kõlbab süüa või? See kala oli minu arust selle laag campsite'i nagu seal foto peal juba. Nii et see võib siin rippuda juba, ma ei tea, mis ajast. Vaata seda kala. Mis asi see on? Igast erinevad elukud, vaata seda. Vaata hambaid. Päris hull. Mitu rida hambaid. Väga hull kala. Heakene küll. Näe, siin on service center, dušid, pesumasinad, peldikud vist. Siin on, ma ei tea, mis asi. Ega siin palju telki ei mahugi. Väga piiratud ruum. Lähme sinna. Kontrolli ennast. Pärast sa jälle kahetsed. Kaega karjuvad. Saame ära maksta või üldse ei saa. Me elame tasuta siin. Peseme ja sööme.
silt oli ümber kukkunud. Aga äkki ta on tulnud, et vaatame igaks juhul. Vaatame. Öeldi, et 2 tunni pärast tagasi tulla. Aga Paneme telgi püsti ja... 2 tundi. Siin ka püüavad mingid tatid kala. Ma kardan, mul on vale lant. Siin on vist mingisugust läikivat lanti vaja. Miks sa arvad või? Ma olen mitmel inimesel näinud ja ma olen müügil näinud enamasti siukseid läikivaid lante. Sul on lihtsalt värviline. Mul on värvilised jah. Üks on, mis natuke läigib, ma sellega proovin, ma arvan pärast. Okei. See on mis asi. Kööginurgagi on, aga siin ei ole nagu mitte midagi, millega seda pitsat teha. Respekta, all right. Mõtleme välja midagi. Teeme self-made pitsaahju lihtsalt. Tämä ehittää pizza-ahi. Läheb siia täiteks. Nii. Ühte on veel vaja peale. See läheb siia. Proovime nendest. Fuck. Liivane. Mingit hardi ei ole. Ma olen salpakaid. Ei, ma saan muruga. Kuule, see võib töötada ju. Ei vist mitte, aga võib olla. Fuck, mul on siin taga vaja auku, et ma saaks regullida tempi. Nii. See läheb siia. Siuke lipi peal, lapi peal. It's not stupid if it works. On korra lahti. Pole paha ju. Väga head näevad välja. Päris ahju ei ole. Vaja lihtsalt soojendada, mitte süstetada. Ära sega praegu enam. Ma olen too far gone. Ära kõik. Naljakas oli, et mõeldud, me alles olime seal esimese raja lõpus või alguses, esimese raja lõpus, kus ma Sorvavenist läksime, vaata. Me leidnud seda telkimiskohta, kus telki panna ja vihma hädas ja meil oli mingi poepõtt, mis kaalus mingi 1000 kilo. Istusime toolidega selle telgi katlal. Tõusest, see on pahasti, vaata. I have McFallen. Me läksime sinna, kus need köiega torud olid. Läksime sealt ülesse vihmaga. Mööda seda kahkist korrali kivi seina, mis enne neid torusid oli. Jõudsime sinna hütti. Me läksime sealt alla mööda sood, see oli esimene soo.
esimene siuke kogemus, kes elad seal meres või see. Läksime sealt jõudsin siuke rannajoon, see oli päris küütu. Rüst oli, ja me ütlesime asfalt tee peale, siis pani. Nukas on Rüstal oli. See oli see, kus ma helistasin, vaata. Neid ei olnud seal. Ta oli läbi telefoni koodi. Ja. See oli, kus olid inglased. Nii. Ja olime läbi märjad ja kuulatame mõttu. Ja ootasime võrd põsupõstu. Ja sealt me läksime edasi, üritasime hääletada. Läksime üle silla. Ootasime bussi mingi 150 aastat. Aga peitsime ülesse. Ja, esimene suht siuke oligi just esimene päike siis. Läksime bussiga üle teise silla. Ja siis kõndisime mõne 60 sinna. Kohvikus, kohvikokku. Sealt me läksime üles mäge, sealt me läksime kinna selle mäe otsa. No mitte mingit rada lihtsalt. Seal oli ikka väga küll. Nagu eriti kui sa tuled mingi higise kehaga sinna. Ja siis oligi vaata, ühesõnaga meil oli vaata eest, meil kõik oli märgi, seal oli kuul ja seal oli kinno, nii tegelikult mulle mega ilus oli. Ja siis ma ärkasin hommikul üles, lõin lugil lahti ja esimese asjaga hakkas hotelli vaata. Kui ka nüüd partiti peale saaks, ütleb pulsi, ma ei suuda nagu, ei. Nii kaua ei jaksa enam märg olla või taha. See oli üks hullamaid hommikul terve reisi ajal, kui ma sealt hommikul oli full udus kõik. Jaa, see oli tipp jah. Tulime alla. Tee oli päris pikk. Ja siis oli sul pikk tee, kruusatee, me läksime mingi tõu, siis läksime rõõmsalt käinud kruusateest alla vaata. Ja nii valesti lõikasime seal. Lõikasime läbi sohu. Sealt me lõikasime ja, aga nagu kui me lõikasime, siis tegime nüüd 500 kivi juures. Ja siis me läksime sealt läkski üles mäge veel. Nad läks sitats üle mäge, tal oli räme soh. Suure järve, kus see hitt oli vaata. Me otsustasime, et me läheme lõikama. Ainuke mõte oli, et suure tee äärde saada vaata. Siis me too päev me siin selle kammen lekne sai veel otsa tegema. Me jõudsimegi kammenini. Peaaegu hakkasime minema. Lihtsalt läbi mingisuguse võsa ja tuled soo ja siis kuidagi jõudsime mingi väikse järveni. Kõigepealt läksime keskusesse, ütleme mingi Praidi ja ma ei tea mingi. Otsime Moonsuu. Võiku ja lihtsalt Bounty ja õppisime need alla seal lihtsalt. See oli just tripi all esimene siuke nagu räme nälg, kus sa nagu tundsid, kus sa... Me ei mõtle enam heldelt vaata. Luhpa siis saatsa. Oi, soe, puutad mina. See lihtsalt oli nagu üks mõnus öö, nagu selline nii tähme, nii mõnus, lihtsalt lubas ja kõik selline nagu... Põhjal oli suhtad teed, nagu see pannur ja su väkk, aga nagu see, et ma ei tea, viskama mingi koera siit võtma selle ära. Ma läksin bussi peale. Nuskjordi sinna ristile vaasta. Saad hotellist või? Jah. Õigus, ja me läksime sinna. Ja siis me kõndisime sinna Nuskjordi, peaaegu oleks kuskil kuradi ehitusplatsil maganud, aga mõtlesime, et läheme ikka edasi, siis me saime sinna külla, mis muidu maksas 100 krooni, saime tasuta sisse, tegime seal tiirud ja läksime sinna järve äärde. Aga see tee sinna telkimisalal oli päris ränk. Ja pärast ei olnud vaata, see oli sellepärast jälle, et kogu aeg 100. Kui väsin või sellest hetkest oli, me tulime bussi pealt maha, kohe 100 soojast bussist on päriselt sajab näkku. Ja see bussi paneb su vales kohas maha ka veel. Me täpselt võitsime selle pani hinna kuude alla oma telgi. Lõikame oksaga ära. Lõikasime oksaga ära, tegime täpitõrje. Kas siis oligi esimene hommik ilma ihmatava? Ta vist ikka veits nagu võitis priselis, aga nagu jah, ei olnud nagu nii. Läksime tagasi, otsisime teed saada. Ja et tasuta saada. Saime. Sealt hakkasime jälle uuesti mäkke ronima. Sealt me läksime mööda rannikut vaata. Ega alguses ei läinud ju, see oli pürtide all, et ma ronisime mäkke. Jaa, see oli mäkke ronima. Sinna väiksesse pürakesse.
kohalik kodutu naine Oslos. 5. korda juba näen teda.